Lõuna-Eesti küngaste vahel, eemal ilmakärast, Läti ja Venemaa piiri ääres asub Misso vald. Ei oskaks oodatagi, et nii harva asustusega maakohas keeb sedavõrd vilgas elu. Kogu see askeldamine annab selgelt märku sellest, et kohalikud seavad maja usinasti elamiskorda. Keegi ei viili kõrvale. Ent kelle maja see on? Kus on selle peremees? Kokku tulnud valmistavad ette elupaika uutele asukatele. Aga et see kõik ei kõlaks nagu muinasjutt, tasuks selgitamist, millega siin täpsemini tegu. MTÜ Tule maale asutati aastal 2012 eesmärgiga anda oma panus maaelu propageerimisse ja tühjeneva maapiirkonna taaselustamisse. Seetõttu soovime huvilistele luua tingimused maale elama asumiseks. MTÜ asutajaliikmed Urmas Peegel, Tiit Niilo ja Paul Nurme otsustasid, et võtavad midagi ette, et maal elu välja ei sureks, et ei pandaks kinni koole ja lasteaedu, et külapoodides oleks taas ostjaid ja kohalikud ettevõtjad leiaksid tööjõudu. Viimase 2 aasta jooksul on Misso maale asunud 22 ja siia jäänud 15 peret. MTÜ juhatuse esimees Urmas Peegel hoiab end tänase päevani maale kolinud perede käekäiguga kursis. Ühes assistendi Inger Sainasti ja Tiit Niiloga sepitsevad nad juba uusi plaane, kuidas nii uutele saabujatele kui ka juba maale elama asunud perede elu lihtsamaks muuta ja aidata neil ennast paremini sisse seada. Normaalsete pesemistingimuste saavutamine, ehk et siin tuleb kõne alla kohe vesi sisse, kanal välja, ehk et võib-olla seal võib tekkida neil abi. MTÜ tegutseb põhiliselt Misso vallas ja teeb koostööd teiste kogukondadega. Koos MTÜ tegevjuhiga vaadatakse üle piirkonna erinevaid talusid. Uusi huvilisi juhatab Missos ringi Urmas Peegel. Ta oskab kõigile ette näidata maja, mahajäetud talu või korda tehtud korteri, mis just neile sobida võiks. Kadunud kohta, mis on siis otsiks uut nullist ülespanemist. Saaks uue hinge tuua. See perekond otsib nimelt sellist kohta, kuhu saaks uue maja pead nullist peale ehitada. Vanale talukohale vanadest materjalidest, ent ometi täiesti oma maitse järgi ja uhi uue. Misso maale elama asunud pered on viimaste aastate jooksul taastanud 11 talukohta. Kasutuseta elukohti on aga veel 10. MTÜ ei tegele ainult huviliste ringi sõidutamisega, vaid ehitab ja taastab ka ise. See on tähtis ka sellepärast, et nii on uutele saabujatele otsekohe ka midagi välja pakkuda, sest ise ehitada ei soovi sugugi mitte igaüks. Paljud tahavadki juba valmis ja heas korras majja otsekohe sisse kolida. Salude pere tuli maale elama eelmise aasta suvel. Peres on 5 last. Airi ja Endel leidsid piirkonnas tööd. Lapsed käivad kohalikus koolis ja lasteaias. Põhimõtteliselt oli minu ema soovitus. See Tule maale kampaania. Meie ei jätnud midagi, ämm leidis. Helistas, et kuulge, te tahtsite nagu maja. Mingi vaadake, äkki saate ka maale elama. No vahet ei olnud nii kaugel, aga peaasi, et oma maja. Ahi, soe. Mõn ja. Ja see talv oligi esimest korda, me võtsime üle 8 aasta oli või. Kui esimest korda saime uut aastat võtta lühikestes riietes toas. Mis oli? Meil oli toas oli 20, ei olnud üle 30 kraadi sooja. Vana aasta lõpul lühikesed riided seljas, nagu paned Chicagos ringi täiesti.
oma õue peal ikka. Lähed välisuksest kohe oma muru, paljajalu. Siia tulime, siis oli see soe aeg. Mõlemal pool uksed lahti, lapsed käisid ringi rattast, vahepeal läksid aknastki välja. See oli juba sellist luksust ei olnud. Endel käib tööl jalgrattaga. Airi töökoht koolimajas on aga kõigest jalutuskäigu kaugusel. Enam ei kulu tunde auto ja bussisõidu peale. Nopri talus on kohalik pood, kus on saadaval kohalikud talutooted ning külarahvale vajalik toidukaup. Pood töötab iseteeninduspõhimõttel. Toiduainete järgi ei ole vaja kaugele sõita. Tuleb lihtsalt ratta selga karata ja Nopri vändata. Veel üks kasvav ettevõte on Andri Peedo kitsefarm. Ka nendel on suured plaanid, muuhulgas talu näitamine huvilistele. Seegi eeldab uute asjalike inimeste kaasamist. Linda ja Germo unistused täitusid, kui leidsid endale ilusa sobiva talukoha Missos. Kitsefarm tegutseb juba 5 aastat ja toodang kasvab. Plaanis on kitsi juurde osta ja farmi toodangut tõsta, kuna kitsepiima järgi on suur nõudlus. Kohalikus koolis käib 33 ja lasteaias 17 last ning kohad pole piiratud, nagu paljudes linnades. Kõige suuremas klassis on 9 õpilast. Siin jõuavad õpetajad iga lapsega eraldi tegeleda. Kõigi jaoks jätkub aega. Populaarseimad koolivälised tegevused on tehnikaspordiklubi, karatering ja filmiring. Tulevast aastast hakkavad tegutsema näitering ja käsitööring, kus väikesi huvilisi juhendab valla raamatukogutädi. Veel saavad Missosse kolivad pered valida mitmesuguste tantsu- ja spordiringide vahel. Kultuurimaja võimlat võivad kasutada aga kõik tasuta. MTÜ korraldab KÜSKilt toetuse saanud projekti Tule maale raames teabepäevi ja koolitusi. Koolituste eesmärk on pakkuda kogukonnale maaeluks vajalikke mitmekülgseid teadmisi. Koolituse läbinud inimesed peaksid andma teadmised edasi kogukonna uutele liikmetele. Mitmekesised teadmised muudavad maaelu mõnusamaks. Visiooniks on, et Missomaa on kasvava elanikkonna ja ettevõtlusaktiivsusega piirkond Eestis, kus elanike asustustihedus on 6 inimest ruutkilomeetri kohta ning keskmine palk on kõrgem Eesti keskmisest palgast aastaks 2020. Mõistagi ei ole maale kolimine lihtne. Paljud puutuvad põllutöödega kokku esimest korda elus. Peale selle tuleb harjuda täiesti uue elurütmiga. Ometi on üks asi kindel. Igaüks võib siit leida enda jaoks selle kõige südamelähedasema tegevuse. Nii on läinud ka Kristina Remmeliga, kes oli kaua unistanud linamuuseumist ning töötab juba mitu aastat selle nimel, et Missos kasvatataks taas lina ning kootaks sellest kangast. Linamuuseum alustab kevadtöödega. Külvatakse eri sorti linaseemneid, et taas elustada linakasvatustraditsioone. Missomaa visiooniks on hea elu ja ettevõtluskeskkonna loomine inimestele, kes tahavad maal elada. Piirkonnas on head tingimused ettevõtluseks. Kohalik mööblifirma Vipp Mööbel müüb oma tooteid üle maailma. Ettevõttes töötavad kohalikud inimesed,
ning mitu neist on eelmisel aastal maale tulnud. Väga suur roll MTÜ tegevuses on ühisüritustel, mille üheks eesmärgiks on talgu traditsiooni taastamine. Kogukond korrastab ühiste jõududega koolistaadionit. Talgupäeval Teeme ära töötavad nad 50 kõikjal üle valla, et ümbruskond ilusaks teha. Sellele tööle löövad käed külge ka verivärsked saabujad. Talgud on MTÜ assistendi Ingeri korraldatud. Me ei osta kuskilgi midagi sisse, ise tehtud leib on, kost on enda tehtud, sõin on enda tehtud, küpsam, täna tegin kooki ka ja... Pooleteise aasta vältel toimub 2 foorumit, kus maaelu huvilistele tutvustatakse Missomaa võimalusi ja kogukonda. Me sooviksime seda, et ärge siduge ennast enne selle kohaga, kui te sõltute näiteks kindlasti tööst. Foorumil räägivad uutele saabujatele oma kogemustest need, kes ise juba natuke aega Missos elanud, julgustades nõnda uusi huvilisi suurt elumuutust ette võtma. Maaelu sobib ennekõike neile, kes hindavad rahu, vaikust ja värsket õhku, armastavad loomi ja metsa ning naudivad piiritut vabadust looduse rüpes. Paljudele meeldib see, et äkki pärast linnaüksildust avastavad nad ennast elava, alati tegusa kogukonna keskelt. See loodusega kontakt on minu jaoks väga tähtis ja oluline. Ja see annab tohutu vabaduse tunde. Maaelu väärtusi ei oska igaüks hinnata. Ometi on see üks suurepärane võimalus tuhandete valikute hulgas. Tule sina ka maale elama.